perset vaadata. Ma las vaatab. Ma ei ole kadene. Nii, aga kuidas on? Kõik on valmis? Jaa, nagu pioneerid. Tere tulemast lõunasesse Pilatese treeningusse. Mina olen Meeme Männiste ja mul on hea näha siin saali enne jaoks täitsa värskeid inimesi. Lõuab rinna poole, kõht jääb seljas toeks, hakkad rullima alla. Proovi mõelda, okastraat on sul kõhu all. Ja rikub alla. See kaelma. Kasvad pikaks. Pealagi tõuseb lahkaks. Nii me tahame teid usada. Selle teeme vaaga pilet poole. Selge. Kui see kõla või tabanud sõnad, siis head tulevad nii kõrvale, ma olen jälle kõige mõttes kõrvale kõrvale. Juurde sisse. Mul on kohe see küsimus, et mis te arvate, palju siukseid Pilatese šarlatane on olemas? No mulle lihtsalt tundub, et see on niisuke asi, et keegi võib lihtsalt väita, et ta teab midagi, ma ei ütle, et see olete teie ja siis hakata mingit umbluud õpetama inimestele. No Pilates ei ole nagu umbluu järgi. Pilatese inimesel, kes Pilatest õpetab, peaks olema üldjuhul Pilatese koolitus, tal peaks olema spordikoolitus, hea, kui tal on ka näiteks klassikaline anatoomia ja füsioloogia koolitus alla. Ja Pilatese koolitused, eriti mis puudutab nagu masinaõpetusi, see on sadu tunde praktilist tööd, sadu tunde jälgimist, eksamid, kõik on seal nagu olemas. Sõidad ette, võlad jäävad aiaks, nagu vaba nüüd on taga jäske, hingad sisse. Hingad välja. Sisse ja välja. Teed kand ja puus jääksid ühele joonele. Talja püsima. Hingad sisse, tõstad keha. Hingad välja, tagasi alla. Kui sa seda tõstet teed, siis jäta vaade alla, nii et sa ei pane kaela tagant pingesse. Ei ole hea matt puhtaks, kui trenni kohta midagi küsida, siis kõik küsimused on teretulnud. Ma siin püherdasin, siis oligi selline tunne, et natuke tekkiski selline tunne, nagu mingi naine oleks mu siia vedanud ja ma siis tema pärast olen siin. Tegelikult Pilates ongi välja töötatud mehe poolt. Joosef Pilates, Joosef Hubertus Pilates ja meestele, vangide ja veteranide taastusraviks. Ja mul kahjuks selle Pilatesega või õnneks on sama tunne, et kas ühest korrast nädalast piisab või? No, rohkem küll ei viitsin. See on nagu klassika, et üks on parem kui mitte midagi. Et 2 tükki on nagu juba okei ja et nagu kehas sellised võimalikult kiiresti nähtavad muutuseks toimiksid on 3 nagu selline optimaalne. Üle 3 jälle nagu arvatakse, et on tervisele kahjulik. Üldjuhul paraneb kehahoiak, kui sellega enne midagi lahti. Rüht, enesetunne, hingamine nagu õhku on rohkem, sa hingad efektiivsemalt. Mul oli siuke tunne, mul käisid kõik need lapsepõlve mingisugused asjad peast läbi, mida mul sunniti tegema, solfeggio tunnid. Vaata, oled laagris ja siis ja treener ütleb, et kõik, kes ei taha teha, ei pea tegema ja sa hakkad juba lastelaagris ja sa hakkad juba ära minema, ukse peal oled ja siis tuleb kuri laagrimutt ja sunnib su sinna tagasi. Ja mul oli see tunne, aga mul on praegu ausalt nagu ülihea olla. Nii et